üritus, meil on täna ka Diana, meie üritusest osa. See aasta on meil arutelu, kuna Eestis on avatud lipujahk. Ja kui kellelgi on siis konkreetseid küsimusi Dianale, siis te võite tulla rahulikult neid küsimusi esitada. Aga igal juhul härrad, palume daamist Dianast täna kuulda. Aitäh! Ja 30 päeva iseenesest siis tähendab sellist Eesti rahvakalendris sellist pühade jõuluaja lõppu ja homsest hakkab siis asjalik periood. 3 kuningapäeva mõte on meil siis see, et Eesti Jahimeeste Selts on mittetulundusühing ja mittetulundusühingul, nii nagu teistel organisatsioonidel, on häid ja halbupäevi ja paremad ja raskemad aegu. Ja ka meil on olnud raskeid aegu ja alati on olnud meie kõrval inimesed, teie, kellega me oleme saanud jagada muret ja rõõmu ja kes on alati appi tulnud. Ma ise olen töötanud erinevates sektorites ja mul on ka avaliku sektori kogemus ja avalikus sektoris oli niimoodi, et tegime siis, kui raha oli. Kui raha ei olnud, siis ei teinud. Aga mittetulundussektoris on see lugu, et teha tuleb kogu aeg, sõltumata sellest, kas sul raha on või ei ole. Ja seetõttu olete teie, meie sõbrad, liikmed ja pikaajalised partnerid hästi olulised. Ja ma ütlen kohe ära, et sellel aastal ei ole meil mingisuguseid probleeme, et meie eelarve on tasakaalus koos rahalise kattega ja saame ilusti hakkama. Need 3 sammast siis täna arutelu, see teema, nii nagu Margus ütles, et algusest peale on mingisugune kindel teema, siis pakume ka pärast väikese tänulõuna ja see 3. sammas on siis pisikene jahenduslik meelelahutus. Ja minu sõnavõtt on nimetatud tänusõnad ja ma nüüd tänangi kõigepealt, ma tänan Eesti Jahimeeste Seltsi liikmeid, tänu kellele ja kelle jaoks ka üldse olemas oleme. Tänan jahiseltside juhte, need on need inimesed, kes tegelikult teevad seda põhilist tööd, panustavad kõige väärtuslikumat asja, see on oma vaba aeg ja tihti ka muude asjade arvel. 2013. aasta oli meile suhteliselt raske aasta, aga koos me saime hakkama. Hakkas kehtima jahiseadus ja me pidime kiiresti koos teiega leidma siis lahendusi, kohanema ja tihti ka uusi kogemusi ja pretsedente looma. Ja see omakorda nõudis siis kõik tulevad läbioskusi ja teadmisi. Ja loomulikult me kõigest sellest saime edukalt üle ja aasta oli tervikuna edukas ja siin kindlasti näitab see kaasa, et me teeme kõiki koos, et meil on Eesti Jahimeeste Selts, kus me siis, kuhu me vastu ju oleme akumuleerinud 50 aastat kogemusi ja kompetentsi. Sinnamaani, kui meil on sellised inimesed nagu meie jahiseltside juhid ja nende abilised, kestab ka meie organisatsioon ja jahimeeste koostöö. Tänapäeva Eesti jahindus seisabki suures osas nende inimeste õlgadel. Loomulikult on väga tähtis alustada ka suurruukide
Selts on väga efektiivne organisatsioon ja lihtsalt üks näide sellest, et iga euro, mida Eesti Jahimeeste Seltsi liige, 11 000 liiget, siis meile panustab, igale eurole toome juurde 3 eurot. Nii et 1 eurost saab 4 eurot. Ja see on imekas näide siis nendele inimestele, kes matemaatikat armastavad, et koostööd saab mõõta ka teinekord selliselt. Ja tegelikult sellest ühistööst ja sellest tulemusest, 4 korda suuremast tulemusest saavad osa ka kõik need jahimehed ja organisatsioonid, mis täna ei ole veel Eesti Jahimeeste Seltsiga ühinenud, et sellest saab siis kogu ühiskond osa. Meie kõrgema võimu Riigikogu juures tegutseb jahimeeste toetusgrupp ja see on olnud tõeliselt suur õnn, et sellisel tasemel on meil selline grupp inimesi olemas, täpselt nii nagu Eestis Riigikogu juures tegutseb ka Europarlamendi juures jahimeeste toetusgrupp, mida juhib üks äge prantslanna ja seda kutsutakse intergrupiks. Ja siinkohal minu ja meie suured tänud siis Riigikogu jahimeeste toetusgrupi liikmetele Karin Rüütlile, Tõnu Juulile, Rein Randverile, Anneli Akkermannile, Lennart Kaljuvele, Leo Tulikule, Kalle Pallikule, Jüri Marosovile, Kalvi Kõvale, Mailis Lepsile, Aivar Riisalule ja kõigile teistele, kes oma panuse sinna on andnud. Ja Riigikogu jahimeeste toetusgrupp hoiab ka tihedat sidet Soome analoogse grupiga ja meil on tihti omavahelisi kokkusaamisi, kus me siis suuri teemasid arutame. Järgmisena minu suured tänud strateegilistele partneritele Keskkonnaministeeriumile KIK-ile, et Keskkonnaministeerium oli usaldanud halduslepingu kaudu siis jahimeestele avaliku teenuse osutamise ja see on suur usaldus ja me omalt poolt teeme siis kõik, et seda usaldust õigustada ja kindlustada võimalikult hea kvaliteediga avalik teenus, jahinduslik teenus üle kogu Eesti igas maakonnas. Ja selle teenuse arendamine käib pidevalt, näiteks selle nädalal siis esimest korda toimub siis e-eksam, see oli ka KIK-i projekt ja oleme läinud nüüd uuele tasemele. Eelmise aasta lõpp tõi Keskkonnaministeeriumi KIK-i poolt ka hea uudise, et meie suur projekt ajakirja Eesti jahimees kaasrahastamiseks sai toetava hinnangu ja oma riigi erialalist ainukest jahinduslikku ajakirja saame anda ka sellel aastal välja. Nii et koos KIK-i rahaga ja meie liikmete rahaga on meil siis see eelarve koos. Rahastamises leidis eelmisel aastal ka KIK-i esimeses voorus EAS-i koolituse keskuse projekt ja selle raames siis me renoveerime Kuristiku tänava keskuse esimese korruse ja kohandame selle siis kvaliteetseks jahinduse õppe ja täiendõppe keskuseks. Suured tänud strateegilisele partnerile ja suurimale maaomanikule RMK-le ja Aivar Kallasele, et RMK läbi oma lepingute sõlmimise on andnud jahimeestele selge sõnumi sellest, et ta toetab sellist jahinduslikku struktuuri ja jahipiirkondasid. Suur tänu Keskkonnainspektsioonile, kes valvab korra järele meie praktilises jahinduses. Et meie koostöö on väga hea ja ma loodan, et tihtipeale see koostöö on kindlustanud ka selle, et nii mõnigi halb tegu on jäänud tegemata ja halb tendents on jäänud olemata. Keskkonnaametiga puutume meil igapäevaselt kokku ja meie suhted on väga konstruktiivsed ja asjalikud, nii et suured tänud Keskkonnaametile, Andres Vanemarile ja täpselt samuti siis teaduri turukseire osakonnast, kellega jahimehed tihti kokku puutuvad ja kes aitavad meil mõista ja märgata, mis ulukitega tegelikult toimub. Ja see koostöö sellel aastal meil turukseire osakonnaga tiheneb. Juba esimeses juhatuses jaanuarikuus on turukseire osakonna teadurid meil külas ja räägivad oma töödes tegemisest. Usun, et olete minuga sellest nõustunud, kui ma väidan, et meie ajakiri on läinud nii sisu kui vormi poolt paremaks. Et siin kuuluvad tänud siis peatoimetajale Kaare Rohtile ja tegevtoimetajale Katrin Streimanile, ajakirja Toimkonnale, mis täna koos istus, ja toimetajale Karolinile. Siis kogu menu kirjastusele ja trükikolle Reusner, kus siis see ilus ajakirja valmis trükitakse.
korda siis eelmisel aastal, see tähendab 22. on siis nüüd, 22. ikkagi. Ja 19. detsembri jahirahus osales meil välisündmusel välja kurgutud üle 400 inimest. Ja siin kuuluvad suured tänused Pärnu Jahimeeste Liidule ja Eero Nõmmele meeskonnaga, kes selle suurepärase sündmuse aitasid läbi viia. Eesti Jahimeeste Selts on koostööleping Kaitseliiduga ja ajalooliselt on Eesti Jahimeeste Seltsi ja jahimeeste suhted nii Kaitseliiduga kui jõustruktuuriga olnud väga konstruktiivsed ja väga palju on Kaitseliiduga seotud kohtadelt väga häid näiteid ja üks näide näiteks on, et Eesti lõi kaasaegsem lasketiir Välustest kui Tünetumaal, et selle lasketiiru tegemise juures on jahimehed olnud algusest peale ja tänaseks on jõutud siis koos Kaitseliiduga kasutuse kokkuleppeni, et mõlemad partnerid saavad või jahimehed saavad seda ka kasutada. Täpselt samuti meie spetsiifikaga seoses on meil väga head partnerid nii politsei kui ka Kaitsevägi. Täna ta oleks tegelikult väga palju ja kui Margus ütles, et ma siin täna natuke abistan, siis just sellepärast, et keegi nagu ei jääks nimetamata, et ma lihtsalt aeg läheb ja et see tänu kõne läheks liiga pikaks, aga kindlasti veel ma nimetaks ära meie tublid inimesed, kes siis on partneriks ja jahipartiga tegelevad, jahipartiorganisatsioonid, jahiistuga laskurid, laskurliit, siis Jäägerannaliku Foorum, kust ammutame ideid ja kust tuleb välja siis need nii-öelda meie jahinduse probleemsed kohad ja lahendused. Jahinduse mõttekoda, kes on väga tublit tööd teinud, jahisaade küsija Vanniga tegijad, Erametsa Keskus, Erametsa Liit, keskkonnaorganisatsioonid erinevad, jahikaupmehed, kes on vaatama tihti väikese kasvuga ikkagi edasi töötavad, hulkliha kokkuostjad, kes võimaldavad siis jahimeestel hulkeid kehasid ära anda, pidujahimehed, kodujahimehed ja nii edasi, nii edasi. Ja võib-olla viimaseks siis, veel viimaseks ka see seltskond, kes teeb iga päev seda tööd, et need on tublid testitöötajad, siis Tina Karolina, Andres Kaarel ja mitte koosseisus on vabatahtlik on. Suur tänu teile töö eest ja loomulikult härra presidendile ja kogu juhatusele tänu, et juhatus on meil erakordselt tubli ja hea selles mõttes, et alati panustavad inimesed oma vaba ajaga igal teemal on olemas inimesed, kes siis teemaga tegelevad ja see, võib-olla see näide on kõige ilmekam, et juhatus käib koos iga kuu ja selle aja jooksul, selle juhatuse aja jooksul ei ole ühtegi koosolekut ära jäänud selle tõttu, et ei oleks kohal olnud foorum. See on tegelikult, mul on kogemus erinevates organisatsioonides, et see on, ma arvan, et see on päris kõva sõna. Nii et suured tänud ja viimaseks võib-olla Eesti jahindus on äärmiselt oluline see, et oleks järjepidevus. Me saame vastu 50 aastat